Miks tasub teha rohkem neid asju, mis sulle päriselt korda lähevad? Mu nimi on Roland Tokko, olen Edu Akadeemikast asutajatest ja ma just käisin Põltsamaa Ühisgümnaasiumis esinemas ja see on üks asi, mis mulle väga-väga korda läheb. Ma väga naudin inimeste ees olemist ja kõnelemist ja inspiratsiooni esinemisi, niisuguseid asju teha. Ja tegelikult, kuidas see ka mõjutab muid eluvaldkondi ja kõike muud, on see, et ma tahan siin näite. Ma tulin siia esinema, meil oli väike esinemistasu ka, mis on kooli kohta arvestades täitsa okei, aga see ei ole midagi suurejoonelist, ei ole kindlasti minu niisugune tavapärane esinemistasu. Aga mis on üks asi on see, et kaasneb mitu positiivset asja sellega, kui teha midagi niisugust, mis sa naudid. Üks asi, mis minul sellega kaasneb, on see, et ma saan siit sellise hea energia, enesetunde, ma teen näiteks selle sama video või laivi siit ära, ma teen mitmed kõned, mis on võib-olla natuke edasi lükanud või ebamugavad kohe peale seda, sellepärast et see energia on hea pärast seda esinemist. Ja lisaks näiteks, mis ju veel juhtus, oli see, et minu juurde tuli üks inimene, kes siis on Jõgeva ettevõtlusarenduskeskusest, kuidas see on, arenduskeskus, ja ütles, et tuli vaatama siis, kuidas see asi välja näeb ja juba pakkus mulle uut võimalust ja mõtet, et võiks midagi teha veel ka ettevõtjatele. Nii et veel võimalus on ju võib-olla siis midagi sellist teha, mis mulle korda läheb ja ka seda siis on ju, mis iganes me siis kokku lepime, ka tasu osas on ju saada selle eest ka mingit tasu. Aga mõte, põhipoint sellest on see, et kui sa teed rohkem neid asju, mis sulle päriselt korda lähevad, siis esiteks sul on oluliselt rohkem energiat ja selle pealt teha ära mingid asjad, mis sind võib-olla ei ole nii mugavad või on mõned kõned või mõned asjad, mis oled, ma ei tea, edasi lükanud. Ja nüüd olles Põltsamaal, sõites tagasi Tartusse koju, ma selle ajal saan siin jälle veel mitu kõnet ära teha. Mul on juba läbi mõeldud, kellele ma helistan ja see energia on hoopis teine mul, sellepärast et ma olen just esinenud. Ja kui sul on näiteks endal plaan esineda, siis ma väga soovitan minna koolidesse, sellepärast et see on üks raskemaid publikuid, kui sinu ees on gümnaasiumi õpilased, kes on väga-väga kinnised, neid endaga kaasa saada on üsna keeruline, aga kui sa seda suudad, siis usu mind, igal pool mujal on oluliselt lihtsam esineda. Nii et väike esinemisnõuanne ka, aga põhipoint on ikkagi see, et tee rohkem neid asju, mis sulle korda lähevad, sellepärast et su energia on parem, samamoodi see avab sulle uusi võimalusi, mille peale sa isegi ei oska võib-olla tulla ja see on sulle kasulik ka finantsilises mõistes. Nii et mis on see, mida sina rohkem võiksid või peaksid tegema oma elus? Anna mulle siin kommentaaris märku ja kui sa tunned, et on keegi, kes peaks kuulma just seda mõtet, mis ma jagasin, siis jaga seda ka oma sõbrale edasi. Tšau!